Tere tulemast kuulama Off the Record juttude podcasti. Mina olen Riin ja lisaks minule on täna stuudios meil ka Marko, meil on Taavi, meil on Jake ja meil on väga huvitav külaline. Ta on arst, ta on investor, väikest viisi ettevõtja ja suur reisisell. Ta usub manifesteerimisse ja heasse tööeetikasse. Tere tulemast, Saara. No aitäh ja aitäh kutsumast ka. Ma kohe alguses kommenteerin, et ma usun nii manifesteerimisse kui heasse tööeetikasse. Alustamegi kohe sinu teekonnast, et see teekond, kuhu sa täna oled välja jõudnud, me räägime täna sellest, kus sa tuled, kus sa täna oled ja mis sind tulevikus ootab. Aga kui võtta selle esimene osa, et kust tuleb Saara ja kuidas ta on täna hetke jõudnud? Et ma siis räägin Saarast investorina, on ju. Minu esimene investeering oli 18-aastaselt. Et mul oli selline asi, et mul isa hukkus seal Estonia laeva peal, kui ma olin 5-aastane ja tänu rootslastele siis eestlased ka said siis päris palju kindlustusraha sellest. Õhtulehes ilmus ka just artikkel, et kui palju saadi ja no meie pere sai ka päris palju, seepärast et 2 alaealist last. Ja selleks hetkeks, kui ma olin 18, siis sealt oli jäänud selline seemneraha ja selle raha ma siis võtsin välja või see anti mulle. Ja siis ma mõtlesingi, et okei, et investeeriks ja Swedbank oli kodupank, nii et sain siis ühte Swedbanki aktiivselt juhitud fondi. Ma ei tea, mingi põllumajandus oli seal, ma ei mäletagi midagi. Igal juhul väga hea see tootlus ei olnud. Ma ei ole nüüd tagantjärgi vaadanud, aga ma panin sinna see 100 000 krooni, mis ma sain, tol ajal väga suur raha. Ja ma sain minu arust tagasi sealt 8000, 5000 või 8000 krooni ja see oli minu meelest 4 aasta peale. Et see oli siis nagu lisaks sellele seemnerahale, mis sa sinna juurde panid. Kuidas sa oskasid investeerida? Kuidas sa olid 18? Tol ajal koolides minu teada veel rahatarkust ei jagatud. Kuidas sa teadsid, et see nüüd on koht mitte laristada nii, nagu mina omal ajal oma elu alustamisrahaga tegin, aga sa teadsid investeerida. Olgugi, et see 4-aastane tootlus võib-olla ei olnud nii hea. Ma ei tea, kuidas, ma ei tea. Ma mõtlesin kuhugi seda panna ja ma ei tea, kust see mõte tuli, et panna kuhugi fondi ja sellest on nagu suht palju aega möödas ka. Et lihtsalt kommentaarid, isegi kui see tootlus ei ole nagu teab mis hea, siis tegelikult võib-olla see tähtsam on see, et see põhiosa jäi nagu alles isegi. Ja. Et nii noore inimesena Riin ka oma kogemus rääkis ära ju, et ahvatlusi on palju, on ju. No mina olin siis ikka nagu täis nohik ja käisin oma reaalklassis ja tegin matat ja siis ma läksin ülikooli, hakkasin arstiks õppima. Ega mul seal mingi ülimega aega ei ole lihtsalt kõrvalt laristada seda raha, et selles suhtes. Aga kui me võtame selle raha teema nüüd selle arstitöö osas, ütlesid, sa olid nohik, läksid arstitööks, läksid arstiks õppima. Me ühiskonnas näeme arstitööd sellise kõrgepalgalisena ja samal ajal on ka see, et see on päris palju, mis taustal toimub, millest me tegelikult suurt ei tea, aga sina tead, mis on need plussid, miinused seal, kas see kõrge palk tasub ennast ära? No kui me vaatame ainult majanduslikult perspektiivist, siis sa ikka jõuad mingi muu elualaga kõvasti varem selle kõrge palgani kui arstielualaga, seepärast et ja siis sa juba see aeg, mis sa oled nagu kaotanud oma nendest õpinguaastates, et sa tegelikult palgas nagu ei jõua selles osas järgi, on ju. Et näiteks ma olen mõtelnud nüüd tagasi, on ju, mata oli mul kõige tugevam aine kindlasti, on ju. Oleks ma läinud õppima näiteks programmeerimist, ma arvan, et ma oleks juba nagu hakanud tööle kuskil seal 2.-3. aastal tõenäoliselt ja ma oleks ehitanud ennast ülesse ja ma arvan, et võib-olla ma oleks kuhugi startup'i saanud või mingid osakuid saanud ja nii edasi, on ju. Et siis nagu, kui puhtalt nagu raha mõtelda, et siis see arstitee ei ole kindlasti nagu kõige tulusam ja eriti see ei ole muidugi tulus siis, kui sa lõpetad ära ja hakkad Eestis kuskil haiglaarstiks, et sul on võimalus nagu oleneb erialast ikkagi teenida, aga ütleb nii, et kui sa nagu mõtled nagu ainult raha peale, siis see ei ole nagu kõige majanduslikum plaan. Kas on Eesti kohta käib see mõte või ka mujal maailmas või sinu kogemusel ju sa käid meil üle lahe käid?
noh, selles suhtes, et mis Eestis on plussiks, on see, et me saame ju tasuta õppida, on ju. Et USA-s on ju ka need arstid on ühed kõige kõrgema palgaga ametid, on ju, aga kui sa lähed USA-s medkooli, siis sa maksad lihtsalt jõhkralt, need õppelaenud, mis sa võtad, on nii õudsad, et noh, näiteks kui ma osakondadele räägin, et noh, et mul ei ole õppelaenu, et mul ei ole nagu ühtegi tasu, ma ei pea maksma, nad vahivad lihtsalt suu ammuli, et kuidas see võimalik on, et sa said tasuta arstihariduse. et noh, selles osas on nagu Eestis on nagu super hea, et kui sa nagu õpid sellises kohas, kus sa ei maksa selle hariduse eest ja lähed sinna kohta, kus noh, makstakse sulle hiljem palka väga hästi, et siis sa oled nagu selle ületanud sellise käpi, et mis on nagu väga suur pluss. Ja noh, eks mina tegin ka niimoodi, et ma õppisin Eestis, on ju, ma sain tasuta hariduse ja ma läksin Soome. No Soomes on ka tasuta haridus iseenesest, et aga noh, võrreldes nagu ka võib-olla selle Eesti kulude ja Soome tuludega, et siis noh, ma üritan optimeerida, kust vähegi võimalik. arstitöö on teadupärast ka selline, mis mõjub vaimsele tervisele, mõjub vabale ajale. Kui raske on olnud sul selle töö kõrvalt leida seda aega ja energiat muudeks projektideks, et me oleme investeerimisest rääkinud, ettevõtlusest tuleb täna juttu, reisimisest me räägime täna. no selles suhtes ma olen, taaskord üritan veel kord optimeerida, nii et mingist piirist alates, noh, ma võiks teha rohkem tööd ja ma võiks teenida veel nagu kõvasti-kõvasti rohkem. et iseenesest see arstitöö on mõnes mõttes hea ka, et noh, et see ei ole ainult 8-4, on ju, sa võid panna endale lisavalveid, öövalveid, sa võid teha ööd ja päevad tööd. ma arvan, et ma võiks nagu duubeldada oma sissetuleku vabalt. et aga noh, selles suhtes see on hea amet, et sa pead nagu oma piirid nagu suht varakult juba paika panema. et mis on siis see, et millele sa keskendud, et noh, kui palju raha on piisav. et noh, investeerimisel, eriti siis, kui sa oled juba nagu suurema portfelliga, et siis hakkab tekkima see tunne, et noh, tihti, et noh, et ei, veel ei ole piisav, ei ole veel piisav, aga ma olen pidanud seda piiri suht vara panema, seepärast et ma oleks võinud teha nagu mida iganes, on ju, sest tööd tuleb uksest ja aknast, aga noh, et ma nagu otsustasin mingil hetkel, et see on piisav ja rohkem ma tööd ei tee, et see on ülejäänud, on siis mu vaba aeg, millel ma saan teha oma projekte. Sinu eriala valikust on sul ka Instagrami story des juttu olnud ja üks asi, mis mind tegelikult väga huvitab, mis on võib-olla sellisem tumedam teema. Sa ise ka väga noorelt juba puutusid kokku surmaga, sa mainisid oma isa hukku Estonia laeval. Sa puutud oma töös ka surmaga kokku. Mis on see, mida inimesed võiksid sinu arvates teada surmast? Millest ei räägita? No meil on ju tabuteemad, me täna räägimegi siin praegu surmast, rahast, on ju. noh, selle teemaga saaks mingi oma podcast'i teha, on ju. aga noh, võib-olla nagu ikkagi aru saada sellest, et me kõik sureme. ja eriti ma tahaks rõhutada seda, et meie põlvkond sureb kõik vanadekodus. et inimesed saaksid sellest juba praegu aru. juhul, kui ei tule tüvirakkudest 3D printereid, siis ja juhul, kui me ei leiuta dementsuse ravi, noh, vähemalt tõhusamat ravi, kui praegu on, siis me elame elu lõpus täpselt samamoodi nagu praegu elavad inimeste elu lõpus. ja Soomes kõik surevadki vanadekodus, Eestis veel mitte, aga see läheb kindlasti sinna. et me võime mingit trendijooni juba näha siis, mis pikerdada nende pealt. et leppida sellega juba suht vara, on ju. ja, ja noh, loomulikult see põhiteema on ka see, et jaa, ma suren nagunii noorena, et noh, tegelikult sa ei sure noorena, on ju, et tegelikult sa sured tõenäoliselt ikkagi noh, ma pakun, et meie põlvkond sureb ikka nagu mingi 90+ oleks see normaalne või noh, see keskmine tõenäoliselt. et praegu see on, ütleme seal 80ndate alguses on see keskmine, aga kui meie oleme näiteks, noh, meil on kõrgharidus, me oleme majanduslikult edukad, meil siiamaani ei ole mingeid suuri õnnetusi olnud, see juba tõstab meie oodatavat eluiga väga palju. et noh, et kui me räägime nüüd investeerimist, on ju, et siis surmaga seoses ma arvan, et see, mida inimesed peaksid teadma, on see, et sa tõenäoliselt elad kauem, kui sa arvad, et sa elad ja et su elu lõpp möödub vanadekodus. et meil on aeg ära unustada see 50ndates räti pea pähe sidumise ja mingi kepi otsimisega, et meil on veel järgmised 50 aastat veel umbes sama hästi veel järele jäänud. mul on selles osas küsimus, ma kunagi vaatasin siin statistikat ja üks on see eluaja pikkus, on ju, ja teine statistikiline oluline number oli tervena elatud eluaastad. mis sa selle kohta oskad öelda, et mis vahe siis on päris elueal ja tervena elatud aastatel ja milline see vahe on?
no see on ka selles suhtes niisugune nagu see statistiline number, aga noh, arstina ma vaatan, et okei, sul mingi hetk tekib näiteks kõrgvererõhutõbi, on ju. no siis sa nii ametlikult ei ole tervena elatud aastad, on ju, sest sul on kõrgvererõhutõbi. mis praktikas välja näeb, on see, et sa võtad hommikul ühe tableti. ja noh, sisuliselt su elukvaliteet ei ole ju muutunud sellest. et noh, et ma nagu liiga palju ei vaataks neid tervena elatud aastaid, jah, okei, see on hea argument sellest nagu, et enda eest hoolitsemiseks ja trenni tegemiseks ja noh, et oma tervislike eluviiside säilitamiseks, aga, aga noh, need numbrid ei ole tegelikult nii õudsad. või samamoodi diabeet, on ju, okei, sul tekib diabeet, jah, sul vaikselt hakkab nagu minema need veresuhkrud üles, on ju, aga no mina vaatan minu vanadekodusse inimest on ju 95, rohkem niimoodi, neil on diabeet, no see diabeet nüüd üldse ei häiri, et noh, see on see ainuke see küsimus minu jaoks on praegu ikkagi see dementsus. et noh, et kui sellist nagu, dementsus on minu arust nagu kõige hullem mõnes mõttes, sinu jaoks, enda jaoks ei ole, sest sa ei saa mitte midagi aru enam, on ju, aga nagu kui vaadata nagu ühiskonna mõttes, dementsus on nagu kõige suurem probleem, mida me praegu lahendada ei saa. ma tahtsin küsida hoopis sellise küsimuse, et kuna sa niisuguste vanemate inimestega suhtled palju, et kas sa oled tähele pannud, mida nad ütlevad selle kohta, et mida nad nagu kahetsevad kõige rohkem enda eluaja jooksul? et selle kohta on tehtud erinevaid uuringuid, aga kas sa ise oled ka mingit kogemust saanud, et millest nemad nagu räägivad siis? no tead, ma selles suhtes ma ei ole nagu selles positsioonis, Mhm. et ma ikkagi suhtlen, ma ikkagi fokusseerin selle meditsiinilise Jah, poole peale, et noh, meil ei ole nagu olnud nagu väga mahti selleks niisama nagu vestluseks, nii et just, okei. ma usaldaks neid uuringuid, mida sa oled vaadanud. kuidas sa enda nagu investeerimisportfelli osas teed korrektuure selle teadmise osas siis, et me sureme ikkagi lõpuks ära, et kas sa oled mõelnud seda, et sa kulutad kogu oma investeerimisraha ära lõpuks, et sul saad nagu täiel rinnal seda siis kasutada või plaaniksid sa seda nagu pärandada edasi või mis et sinu kas, seisukoht selle osas on? et kas on Die with Zero või midagi muud? ma arvan, et midagi niisugust keskmist, aga pigem nagu suure nulliga, et kui, et jätta alles. ma, ma ei ole nagu konkreetselt muutnud oma portfelliplaane selle eluea arvestusega, kui lihtsalt ma olen tegelikult olen just arvestanud seda, et kui ma nagu elan veel rohkem ja rohkem, on ju, või kauem ja kauem, siis kui ma ei kulutaks seda portfelli, siis see portfell, noh, tõenäoliselt nagu selleks hetkeks, kui ma suren, oleks 25 miljonit. kui ma nagu seda niimoodi järjest hakkan nagu noh, et duubeldama, siis selles osas küll, et ma olen mõtelnud, et noh, et siin ei saa nagu igavesti sinna koguma jääda. et ei tasu nagu hulluks minna sellega. aga et praegu, kui sa teed täiskohaga tööd vist, Mhm. kas sa plaanid seda ikkagi edasi jätkata ja sealt siis seda investeerimisportfelli kasvatada või plaanid sa mingi hetk hakata tagasi tõmbama töö osas? et see on nüüd need valusad küsimused valusad küsimused, mis sa küsid, seepärast et eks need on ju need asjad ka, millega mina tegelen praegu, et noh, et see töö on mul nii hea, sellest tööst, sellest rahast jääb nagu elamiskuludeks kindlasti üle. aga ma pean ütlema, et ma ei ole mitu aastat pannud teenitud rahast rahaportfelli. et noh, mõnes mõttes ma olen nagu tagasi tõmmanud selles osas, et portfell põhiliselt kasvab nagu iseendast. et ma seda nagu, et ma ei teeni selleks, et portfelli kasvatada. ma teenin selleks, et hästi elada ja ma teenin selleks, et võib-olla vähem tööd teha. et noh, näiteks, et ma võtsin nüüd mingid lisatööd novembriks-detsembriks vastu, täna vaatasin seda graafikut, mõtlesin, ma ikka veits hull peast onju. aga no okei, ma võtsin ja siis nagu kohe selle mõttega, et okei, et jaanuaris ma siis noh, ma arvan, et mingi 3 nädalat võib-olla Tais või Mehhikos ma mõtlen, et võiks teha noh, reisisõber nagu ma olen onju. et siis selles osas küll jah, et ma mõtlen nagu sellest nagu ikkagi töö mõttes nagu vähem teha, aga ma ütlen ausalt, ma veits olen ahne veel praegu, et ma loodan, et ma 10 aasta pärast nagu suudan nagu veits mõelda, et okei, et äkki ma kasutaks seda raha, mida mul on, et ma ei pea seda nagu juurde teenima. aga ma tunnen, et ma olen nagu vaimselt veel selles osas nagu ebaküps investor. praegu mind nagu raha veel huvitab, aga see huvitab mind kulutamise mõttes, sest mu portfell kasvab ise. et on nii põnevad teemad, ma räägin, me võiks Saara sinuga teha ühest teemast, teisest ja kolmandast teemast. meil on tegelikult juba siukses taustal tegelikult läbi käinud ka juba see vaimne tervis, enesehoid, ületõmbamine ja nii edasi, et ma annangi praegu sõna Jake'ile. ja ma uurikski, et võib-olla vaimse tervise osas, mis Riin välja mainis, et sa kasutad hästi palju ka sotsiaalmeediat, et kuidas see nagu sinu vaimset tervist üldse ja enesehinnangut ja enesetunnet nagu mõjutab? oled sa täheldanud seda, et kui sa oled rohkem sotsiaalmeedias, et see mõjutab rohkem või teed sa mingit sotsiaalmeedia paastu
no selles suhtes ma tõesti olen palju sotsiaalmeedias ja ma tõesti, noh, ma jagan ka tegelikult väga palju ja ma olen jaganud ka seda, et mul on see bipolaarne häire, mille osas ma võtan ravimeid, et noh, ravimitega põhimõtteliselt mul nagu väga vahet ei ole nagu noh, nagu inimesega võrreldes, kellel ei ole bipolaarset häiret, ma arvan, et nagu väga aru ei saa. Aga noh, et kas see sotsiaalmeedia nagu otseselt mõjutab seda, ma ei tea, ma mõnes mõttes ma olen selles suhtes nagu veits nagu pohhuist ka, et noh, võib-olla ka see, et inimesed ei ole mulle, noh näiteks kui me Kristi Saarega räägime, onju, et siis nagu, et milliseid kirju talle Kristile näiteks tuleb, onju. ma ei tea, mul ei ole nagu sellist kirju tulnud, et võib-olla kui keegi mulle nagu reaalselt nagu mingi ülipahasti ütleks, et siis see hakkaks mu vaimset tervist nii palju mõjutama et ma peaks tõmbama tagasi, aga praegu, kui inimesed ei ole pahasti ütelnud ja siis selles suhtes ma ei näe nagu seda negatiivset poolt. ainuke asi, noh, negatiivne, mis on see, et ma ei taha olla liiga palju lihtsalt nagu ekraanis, et ma tahaks, et noh, nagu jalutada ja veits nagu aktiivsemalt teha, et ma ei taha lihtsalt nagu istuda nii palju. et sellega ma pean piiri tõmbama, aga see on võib-olla rohkem kui isegi füüsiline tervis. Et ma ei tunne otseselt, et see praegu mind nagu väga vaimselt mõjutaks. Sest ma olen siuke ekstravert, ma jagan ja siis teised jagavad, siis ma saan nagu seda suhtlemise eufooriat ja siis see on nagu, see pigem tekitab mulle head tunnet. aga oled sa tõmmanud mingisuguse piiri nagu isikliku ja avaliku elu vahele ka või jagad sa nagu absoluutselt kõike või on seal mingid punktid, mida sa nagu ei taha jagada? No ma ütlen, ma olen ikka siuke nagu ülejagaja pigem jah. Et noh, mingid piirid on see, et ma pean nagu abikaasat küsima, et kas see on okei jagada ja teinekord ta ütleb, et ei ole ja siis ma ei jaga. Ma ei tea, no lapse nägu ma olen näidanud sotsmeedias on ju, ma tegelikult nagu väga ei usu sellesse, et noh, et ei tohi näidata on ju, siis igasugust vaimse tervise teemad on ju kõik noh, näitasin, kuidas linnahoidjat valida on ju noh, mingi uurimus oli ka, et noh, et piibulaarsete inimestel ongi nagu veits niisugune nagu see piiride tõmbamine nagu, et nad ei saa nagu ise aru, et mis see on nagu see ülejagamine või mitte, et noh, et võib-olla mul ongi lihtsalt see kompleks, et noh, et ei ole nagu väga palju selliseid asju, mida ma nagu väga ei jagaks noh, patsientide osas selles suhtes küll, et seal ma pean olema nagu ettevaatlik, et ma ei tohi, et noh, et see kõik peab olema nagu ikkagi nagu, et noh, et ma ei räägi kellestki nagu avalikult ja nii edasi, nii edasi. aga noh, need on need Soome vanainimesed kuskil seal vanadekodus, et keegi ei tea ka. mulle on sõbrannad kirjutanud, et thank God, et Saara kirjutas ja tegi highlight'i selle kohta, kuidas valida rinnahoidjat, sest tegelikult me ei tea, kuidas seda teha, keegi ei õpeta meid mitte midagi. ma olen nii tänulik ja mulle on kirjutanud inimesed, kes on läbi minu sinule tänulikud. Cool, aitäh, et sa ütled. aga kaua sa üldse kulutad aega, et nagu neid story'si ja erinevaid Instagrami postitusi asju teha, et kui ma ise näiteks Instagramis, mul käib nagu lainetena see, et mingi hetk ma full on teen mingeid story'si asju ja siis mingi hetk mul on nagu nii isu täis, et ma ei taha üldse seda näha, ei logi sissegi ja olen eemal. Et kuidas sa konstantselt suudad seda teha või palju sa üldse aega nagu päevas kulutad selle peale? Et mulle tundub, et sinna läheb ikka noh, meeletult aega tegelikult. Kus see on siis screen time, nii et vaatame, palju siis see on muidugi mitte ainult mida mina teen, vaid see, mida noh, ma loen ka, on ju, ma nii tarbin, kui loen. nii, Ideekeskuse Insta on ju ka veel, eks ole, on ju? ja Ideekeskuse Insta, mul on reisi Insta ja ma praegu vaatan, et daily average on Instas on 1:12 minutit. Vau! jaa, et noh, tegelikult ma teen nüüd story'st ka hästi kiiresti, et ma ei ole nii, et ma mingi hullult mõtlen seda sõnastust või niimoodi, ma loen üle ja siis mul on noh, juba nagu share. See võib-olla aitab küll, sest kui ma teen story'd, siis ma mõtlen, kas see nurk, kuidas ma selle teksti panen ja siis ma jään sinna toppama mingi paariks tunniks, ma olen mingi, ma ei viitsi üldse teha ja panen telefoni ära. ja ei, ma teen ikka näiteks, kui ma teen neid saladuste story'st, et mul on mingi sihuke teema, et inimesed, kellelt on anonüümsed saladused, siis ma jagan neid ja ütlen midagi toetavat, siis noh, kui see ei ole nagu just nagu mingi selline asi, mida ma pean nagu ülihästi seda sõnastust välja mõtlema, siis ma arvan, et ma selle ühe story mingi 2 minutit, noh, selles suhtes, et see ei võta tegelikult nagu väga palju aega. See saladuste kastika ju tegelikult on üks populaarsemaid või siukse viimase aja menukamaid Q&A-sid, mida me siin Eesti rahatarkuse jagamise maastikul näeme. Ja muidugi see läheb ka laiemaks, sa ei räägi seal ainult rahast ja portfellist ja investeerimisest. Kus sa selle mõtte peale tulid? Ma ei tea, ma tõesti ei tea. See oli jumalik ilmutus. Kas sa oskad öelda, miks see nii hästi lendu on läinud, miks see nii populaarne on? Ma arvan, et see on piisavalt anonüümne, et inimesed võib-olla nagu päriselt ka julgevad ütelda, mis nad mõtlevad. Sest see on ju täiesti anonüümne.
mitte mingisugust võimalust ei ole sul võtta kontakti, kes ei, seal on noh, see äpp, millega seda teha on ja seal on umbes nii, et vaata, kes seda jagas, on ju, ma saaksin raha eest vaadata umbes, et milline telefon tal on. See ei koti mind absoluutselt. Tegelikult isegi, kui ma näeksin neid nimesti, isegi see mind ei koti absoluutselt, selles suhtes, et mul ei ole nagu isiklikku huvi ja no sadu lugusid jagatakse sinna, ma ei jõua nagu kõiki isegi nagu vahel nagu jagadagi, et noh, et noh, võib-olla see ka, et inimesed näevad, et mul nagu ei ole nagu väga isiklikku huvi kellelegi halvasti ütelda või üldse nagu mingi üliväga nagu mingisugust nagu teravust sealt nagu tekitada, et võib-olla siis neil on nagu okei jagada, need julgevad jagada. aga sul on kindlasti mingisugune mõte sellega, mingisugune väärtus, mida sa sellega pakud, et kas inimestele siis, mis nad võiksid sellest kaasa võtta, sellest Q&A-st, kas siis kirjutajana või siis nende saladuste lugejana? No esiteks, teie siin olete nagu struktureeritud sotsmeedia tegijad. Teil on oma OTR ja teil on seal mingid asjad, värgid. No mul ei ole nagu sihukest asja, et ma põhimõtteliselt lihtsalt jagan niisama, et mul ei ole nagu mingit nagu eesmärki. Tore oleks, kui oleks veel rohkem jälgijaid, loomulikult mul on hea meel, kui inimesed tulevad lugema ja vaatama, aga noh, mul ei ole nagu tegelikult niimoodi plaan umbes, et jaa, et nüüd ma teen 100 aasta kastikest ja niimoodi. Aga noh, kui sa küsid, et mis ma tahan, et mis tunnet inimesed võtaksid, siis minu jaoks nagu see tähtis tunne on lõdvestus. Et chill, et noh, et kedagi ei koti, kõik on okei, et ela oma elu, noh, lihtsalt tee, mis sa tahad nagu, et ma arvan, et see nagu see nagu see lõdvestuse tunne sellest hullust mingist pingest, saladusest, mingisugune probleem, mis sul on ju, et kui sa saad korraks välja hingata, et noh, et siis vot see on võib-olla see tunne, mis mulle meeldiks, kui inimesed saaksid. Sa ütled, et sa ei ole eesmärgipäraselt teinud, aga minu arust su blogi Reisile Saaraga on küll väga eesmärgipärane postituste seeria olnud, et kus sa üldse selle peale tulid, et sihuke blogiseeria nagu teha? Jah, see blogi on mul olnud 12 aastat juba ja alguses ma tegin selle jaoks, et ma läksin üksinda USA-sse reisile, kui ma olin 22, 3 ja siis noh, vanaema oli ülimure, siis ma tegin selle, noh, et vanaema saaks ka lugeda sealt ja niimoodi. aga ma selles suhtes, ma muidu tegelikult olen nagu ülisüsteemne inimene, et mul on reisimisega, mul tõesti niisugune nagu elu eesmärk. Et ma olen vahepeal mõtelnud ka just, et soovitatakse, no et umbes nagu surivoodil siis nagu mõtled, et mis on siis see, noh, et mis sa tahad, et sul nagu sellest elust nagu meelde jääks või mis sa tunned, et siis, kui sa saad surivoodil seda ütelda, on ju, et siis noh, siis on nagu korras. Et noh, minu jaoks on reisimine kindlasti. Et noh, et kui mul oleks surivoodil 25 milli ja ma ei oleks mitte kuskil reisil käinud, siis no see ei ole hästi elatud elu minu jaoks. Et noh, mul on näiteks Instas kirjutanud ka inimesed, kui keegi ütleb, et hakkab juba reisimisest rääkima, siis tal on umbes palun ei, ära räägi mulle sellest, ma lähen oma muru niitma, on ju. Et noh, et minu jaoks kindlasti nagu see on nagu eluüdi lihtsalt. aga kas see reisipisik on sul kohe algusest peale olnud juba väiksena või see on esimeste reisidega kasvanud ja siis muutunud nagu suuremaks? no ma sain tegelikult lapsena palju reisida, sest ma käisin ema rahvatantsureisidel kaasas ja tegelikult see on jah, suht ikkagi nagu mu sees ka, et ma arvan, et jah, juba suht varakult ikka. aga palju sa riike praegu läbi käinud oled siis? praegu on 48, et noh, et mul see elu eesmärk, nii on sihuke suur eesmärk on 100. Et kui ma saaks 100 riiki läbi käia, siis ma tunnen, et et noh, et siis see oleks nagu päris hästi tehtud, et ma ei pane nagu kõik maailma riigid, sest võib-olla kõikidesse maailma riikidesse ma ei tahagi minna, et kui seal on nagu mingi hullud rahutused või nii, et siis ma ei tunne, et see on okei. Aga ma arvan, et kui 100 saaks, et siis see oleks mega vinge. Ja mul on oma süsteem ka, kuidas ma olen plaaninud. 40. sünnipäevaks on mul plaanitud, et 50 riiki, siis 50. siis 70 ja 60. siis 100. Et noh, 60. eluaastaks ma loodan siis nagu sinna 100-ni jõuda. Et miks nagu järjest rohkem, seepärast, et ma saan järjest rikkamaks ja mul tõenäoliselt on ka rohkem vaba aega, et noh, et siis kui laps või lapsed kasvavad suuremaks. mis sa üle 40 aastat siis teed? kui 60-selt on 100 täis? Üle 40 aastat ma loen oma reisiblogi. on sul mingid konkreetsed riigid kohe, mis sul tuleksid peast öelda, mis sul kõige nagu siukse unustamatu mulje jätnud on? Myanmar kindlasti, Birma vana nimega, et see oli minu esimene vaene Aasia riik, mida ma nägin, et see oli, ja ma just tulin nagu Singapurist. noh, Singapur ise ka ma ütleks, et Singapur ja selle otsa Myanmar teha, see lihtsalt oli minu jaoks ikka väga suur ja see on niisugune budistlik riik ka.
kuigi noh, ma saan aru, praegu see poliitiline olukord on seal väga kehva, aga et noh, ma tundsin nagu hästi nagu mingit hingelist kogemust. ja ma olen päris palju käinud USA-s ja mulle meeldib USA-s käia, ma saan aru selle ühiskonna miinustest, aga ma ikkagi tunnen väga koduselt ennast, sest noh, kogu kultuur on ju meil ju, me kuulame mussi, vaatame saateid on ju, kõik on USA on ju. et noh, et ma hästi tunnen nagu hästi mugavalt seal ja mul on tegelikult väga hea olla. ja USA-s siis Hawaii saared on kindlasti nagu ka hingelises mõttes top, et kõige ägedamad. et ma ikka mõtlen, et kas nagu kunagi ma ostan sinna Hawaii'le maja ja lähen sinna nagu püsivalt elama või ei lähe, et see on nagu, see on üks asi, millest ma näiteks mõtlen, et kas ma tahan seda või ei taha, sest noh, nagu selle koha mõttes ise ma tahaks kindlasti 100%. aga noh, see 12 tundi ajavahe on ju, et kus on vähegi nagu sõpru Eestis või pere, et noh, et siis ma ei tea. siis läheb keeruliseks, jah. Väga aga see enne, kui sa lähed reisile, et kas sa teed mingi Exceli tabeli, vaatad kõik asjad välja või sa lihtsalt lähed nagu jooksvalt ja vaatad, kuhu koha peal jalad viivad? ja ma ikka suht planeerin ära, et mul on ikka nimekiri asjadest, mida ma tahan kindlasti näha, mul tavaliselt reisiraamatukest, ma tšekkan sealt on ju, mida ma kindlasti tahan näha, siis no ma ei tee tavaliselt nagu päevaplaani väga, siis kui me oleme juba reisil, siis mu mees võtab üle et siis ma annan talle need nimekirjad ette ja siis ta valib, et mida umbes seal teeme, sest mul läheb reisil ka päris palju aega blogi kirjutamiseks, et 2 tundi kindlasti päevas ma kirjutan blogi. aga kas reisil on veel peale selle blogi kirjutamise veel mingisuguseid rituaale, mida sa järgid või on see kuidagi tavaeluga sul samastuv? no mõnes mõttes on see, et siis kui ma tunnen, et ma olen nagu päriselt puhanud, siis mul alati notes ides on nagu reisi kohta inspiratsioon. et noh, näiteks praegu ma käisin Hispaanias ja Hispaania inspiratsioon, mul on nagu eraldi notes sinna ja siis ma panen sinna kirja, et mis ma sellelt reisilt nagu mõtlen, et ma teen kodus seda, ma teen seda, ma teen seda. et kui mul nagu see hetk tuleb, et siis see reis on korda läinud. et noh, ongi noh, näiteks käisime Jaapanis, on siis Jaapani inspiratsioon, et noh, et mis ma nagu sellest ühiskonnast või tundest või nendest kohtadest kaasa võtan, mis ma tunnen, et ahah, vot seda ma hakkan nagu elus teistmoodi tegema. aga no ütleme, et see reisimine on väga äge ja see on kõik väljapoole, aga ma arvan, et võtamegi järgmise teema, mille Taavi võtab üle, kinnisvara, mis on siin natukene lokaalsem nüüd. kohalik Yeah. et kui mul andmed ei peta, siis avalikult sa vist oled kõige rohkem enda portfellis just kinnisvarast rääkinud, et ilmselt see on sul ka kõige suurem osakaaluga portfellist, et miks just kinnisvara, et miks sa just oled nagu selle varaklassi valinud nagu ütleme peamiseks siis portfelli alustalaks? ma kunagi kuskil investeerimisfestivalil vist või kuskil ma ütlesin ka, et ma olen lihtsalt liiga loll nagu teiste asjade jaoks. noh, ma ei tea, mul tugev küll, aga mul lihtsalt ei ole ka nagu seda hetke, et noh, et sealt võtta ja toimetada ja vaadata neid numbreid, kuidas jooksevad ja nii, ja see on minu meelest ka osaliselt noh, ma ei tea, see on, mina ei ole nii tark, et nagu, et reaalselt ennustada tulevikku, ma ei ole nii tark ja noh, peale indeksite noh, mul ei ole nagu ka väga suurt nagu huvi millegi muu vastu, et see kinnisvara on veits nagu juhtunud ka, et ma päranduseks sain oma esimese korteri, kus ma elasin ja siis me ostsime, noh, siis võimendust tuleb ikka kasutada, onju, et siis me mehega ostsime ju teise kodulaenukorteri ostsime ka, siis mehel oli ka veel üks korter niimoodi nagu päranduseks, siis tuli Kristi Saaremaa mõttega teha siis neid nagu kamba peale, onju, siis me hakkasime sinna ostma. no see on lihtsalt nagu kuidagi orgaaniliselt ka kasvanud. palju sul praegu portfellis korterid on? kinnisvara osakoht on, kusjuures täna üle poole aasta ma tegin oma portfelli kokkuvõtet ekstra teie jaoks, et ma olen hästi laisk sellega, et võite mulle õnne soovida, sest tänasest on minu portfelli netoväärtus üle 700 000. väga äge. tänan, 701 000. nii et see portfell on meil abikaasaga 2 peale. tasub teha ülevaateid. jaa, tasub teha. see on isegi pärast Planeti miinust nagu ma ütlesin need nulli kõik. nii et ma olen väga rahul. sellest kinnisvara on praegu näitab 477 000. natuke üle poole. ei, isegi rohkem, oi, sorry, isegi rohkem. no ütleme, väärtpabereid mul on kokku jah, mingi 100 umbes, ikkagi 150. tead, ma ei ole täpselt nagu neid viitsinud sinna tulbakestesse ajada, aga
no võib öelda nii, et 500 000 700 on kinnisvara. sa just ütlesid, et see portfell on siis 2 peale koos abikaasaga, et kuidas te üldse enda portfelli koos haldate, et kas teil on mingid asjad eraldi või te teete koos neid otsuseid? No mina ikka teen seda, ma ei tea, kas mu mees on tegelikult vaadanud seda investeerimisexcelit, mida ma vist pean juba aastaid siin. Et põhimõtteliselt mina teen need otsused ja vahepeal ma nagu siis raporteerin, et noh, kas sa tead umbes palju meil vara on ja niimoodi, et siis ahah, okei, võtan teadmiseks onju. Et aga põhimõtteliselt jah, et ma ise suht otsustan. Et meil on enamik varast on ka siis ühises varahaldusettevõttes, mis meil on 50-50. Et siis sellega toimetame. Ma saan aru, et siis osa portfellis olevad korterid on siis sinu või teie varaldusettevõtte nimel ja siis teine osa on siis koos Kristi ja Liisaga loodud ettevõttes, millest te olete siis varem ka erinevates, ma ei tea, podcastides ja artiklites rääkinud. kuidas teil nagu see tööjaotus seal on kujunenud, et mis just nagu sinule või mis rollid nagu sul on, et mis sina pead seal tegema? No praeguseks peab ütlema, et enamik on meil juba nagu sisse ostetud nagu enamik asju, et assistendid teevad väga palju, aga mina alguses tegin päris märkimisväärse osa, aga siis meil vaikselt nagu jagunes ümber, et minu jaoks on olnud põhiline on nagu üürnike leidmine, üürnikega suhtlemine ja eks tegelikult praegu on ka nii, et näiteks kui üürnikul midagi juhtub, siis ma organiseerin nagu lähen ise või organiseerin oma abikaasa sinna. Meil on see kiirreageerimisrühm. Arvet teeb assistent, näidud võtab assistent. Praegu tegelikult üürnikud otsib siis maakler ja pilditab maakler. Et siis, kui meil on vaja mingit korteri remonti teha, midagi sihukest, et siis on meil tavaliselt keegi, kes teeb seda seal, noh, see oleneb ka, kes saab organiseerida, kellel on tuttavaid, onju. Et noh, suurem osa on lihtsalt käia vaadata, mis on nagu järgmine objekt, mida osta. Et noh, praegu on nagu, meil on nagu siuksed hästi väikesed asjad, mida teha, et ma ei saa ütelda, et mul palju läheks aega selle peale. Ütleme varem, kui te pidite ise nagu rohkem tegema, et kas teil vahest mingi asjaga mingit tülis ikka oli või oli kõik sihuke harmooniline ja saite omavahel lihtsalt ülesanded ära jaotatud? No seda on küsitud ka, et kuidas on võimalik, et noh, sõpradena, et sa teed ettevõtet ja tülli ei lähe, et noh, et sa ikka umbes alati lähed ju tülli. ma pean ütlema, et me lihtsalt selles osas oleme vist suht flegmad. Et noh, et meil kõigil nagu mingi ratsionaalne mõistus nagu säilib. Ütleme, et kui mul siin vahepeal ma ei võtnud oma tablette, seepärast et ma ei, noh, proovisin ilma ja nii edasi, onju, ei soovita kellelegi. Et siis, et noh, et siis nagu läks nagu veits tuliseks nagu, aga ainult minu poolt, et noh, et me tegelikult nagu ei ole nagu päriselt nagu tülitsenud mitte millegi üle. aga kuidas te otsuseid vastu võtate, kas kõik peavad olema 100% nõus või 2/3 peavad olema ja siis võetakse otsus vastu? kuidas te selle lahendanud olete? ma ütlen, et me ei ole seda täpselt paika pannud, aga noh, põhimõtteliselt on niimoodi, et kuna meil ei ole nagu väga suurt emotsionaalset sidet nende korteritega, me ostame korteri, mis numbritega nagu klapib. Millest me näeme, et me suudame nagu üle käia, et noh, et me ei hakka nagu kapitaalremonti tegema seal. Et noh, mul jumala suva, milline see korter on ausalt ja teistel on ka, et noh, et meil ei ole nagu siuksi, noh, et arvutame ära selle, on ju, Kristi teeb tavaliselt arvutused, Kristi ütleb, et noh, et see on umbes, et nagu, et see nagu töötab, on ju, laenu mõttes töötab, kõik töötab, on ju, siis ma ei näe nagu põhjust, miks ma peaks vastu hakkama. Et ega meil nagu päriselt nagu mingeid ülisuuri otsuseid seal ei ole ka. Noh, ütleme, et teinekord, kui on mingi üürnikega mingi küsimus, et me peame otsustama, et mis temaga teha või nii, et noh, et siis me nagu arutame läbi, aga noh, keegi ütleb oma seisukoha, põhjendab hästi ära, et noh, et siis ma ei tea, meil tõesti nagu ei ole olnud selliseid situatsioone, kus me peame nagu umbes hääletusele panema. aga kas sa oskad öelda, mis numbrit te täpselt taga ajate ka? ei oska, me oleme rääkinud ka sellest, et noh, et meil on küll see 1,5 miljonit vist see brutoväärtus praegu sellel portfellil, et meil on 12 objekti, me ostame see aasta, ma arvan, 13. et me oleme mõtelnud ka, et noh, et esialgu oli plaan, et okei, teeme 10. vaatame siis, teeme 10 ära ja siis vaatame, mõtleme, noh, kuidas edasi läheb. Ja siis noh, tegime 10 ja siis me mõtlesime, et okei, et mis me nüüd teeme, et kas lepime kokku, et teeme nüüd 20. ma isegi ei mäleta, mis me otsustasime. Et no põhimõtteliselt see on ikka niimoodi, et kellegi raha tuleb, et noh, et siis davai, et me saame järgmise objekti osta, sest see on suhteliselt mööda, et kui meil on mingi 100 000 korter, see on see umbes see keskmine hind, mis me kulutame, on ju, et kui me peame ise panema 30% sisse, siis noh, igalt ühelt tuleb
nagu 10 tonni, mis ei ole raske kokku saada. vähemalt selliste nagu arvudega, millega me mängime. saab oma 10 tonni kokku, vahepeal peal laename juurde, on ju, kelleltki ja siis me saame jälle uue objekti osta, et noh, et seal ei ole nagu nii suuri otsuseid ka nagu, mida teha. meil oli alguses juttu sellest, et me tõenäoliselt elame päris kaua, 90+ ja nii edasi. meil on siis ainult spikerdada Helsingist, Eestis veel mitte nii väga. millal siis teie kolmik meie selle vanadekodu ära ehitab, sest et noh, selge on see, et praegune süsteem väga ei toimi, meil on vananev rahvastik, nii et ütle, kuhu ma tulema pean, kui ma saan või seniilseks jään. Jaa, meil oli Kristiga see plaan küll, et me hakkame vaikselt ajama seda asja. No me käisime isegi väikearendajate kursusel, mille tegi siin Toomus või kes see tegi, no igal juhul käisime seal kursusel ja kõik värki ja särki. me oleme veits liiga vaesed veel selleks. meil on vaja veits nagu rohkem algkapitali, sest me ei kindlasti ei paneks nagu nii suurt osa oma portfellist selle projekti peale, et noh, et see peab ikka nagu mingi hajutatus, mõistlikkuse piir olema, et noh, et me kindlasti ei oleks siuksed all-in-inimesed. kunagi ma ütlen sulle selle aadressi. aga kas te olete mõelnud ka, et mis võiks see entry level portfelli suurus olla sellel inimesel, kes üldse võiks kandideerida sinna vanadekodusse? oota, sa mõtled nagu patsiendiks või see, kes teeb? ja ei no patsiendiks, et ma olengi vana ja väeti, eks ole, kellelegi kukla peale minna ei tahan sinna tulla, et ma saan täna vaata planeerida juba, et ma tean, et ma elan 100-ni välja, onju, et noh, siis ma juba tean arvestada. no vaata, ega selles suhtes, et ega siin midagi ei ole, meie lapsed maksavad kinni selle, et me sinna läheme ja noh, eks praegu on ka juba, meil tuli ju see muudatus ära, on ju, et see noh, et see makstakse kinni tegelikult, et inimene ei pea enam omast taskust maksma seda vanadekodu. et küsimus on lihtsalt see, et kui sa tahad nagu mingi eravanadekodu või mingisugust lisateenuseid või niimoodi, et siis sa pead rohkem maksma. et aga iseenesest ma arvan, et me ei pea muretsema selle pärast, et kas me üldse saame vanadekodusse, me kindlasti saame, meid sinna pannakse. et riik maksab selle tõenäoliselt kinni. et ma arvan, et saavad tulla ka täiesti vallavaesed nagu, et siin ei, noh, et see portfelli suurus ei mängi rolli, aga no muidugi, kui sa tahad nagu mingisugust luksust, et siis sa võid mõelda küll, et noh, et mis teenuseid sa näiteks lisaks tahaksid, on ju, et kas sa tahad endale mingi spets toitu, massaaži, hooldajad lisaks, noh näiteks Soomes väga populaarne on jalahooldus, on ju. üks mees mulle ütleski just, et ja mul käivad siin need soome keeles on maksulised naised, et noh, et see on nagu makstud naised käivad mul siin on ju, siis õde oli mul just rääkinud ka, et ta on hästi nagu sihuke seksuaalselt nagu väga sihuke väljendusrikas on ju, 93-aastane ja siis ma vaatasin silmad punnis, mis maksulised naised on ju. no ja siis ta mõtleski, et tal käivad seal juuksur ja siis see jalahooldus, see tädi ja noh, niimoodi umbes noh, et nagu nende peale ikka kulub, et selles suhtes tuleb ikka elu, et noh, et enamik raha tuleb ära kulutada siis enne vanadekodu, aga noh, vanadekodu jaoks mingi seeme peab jääma, et sa saaksid neid maksulisi naisi enda sealt tellida. ma just mõtlengi seda, et lastevabana võibki olla noh, selline hirm ka mõnes mõttes, et kui ei ole kedagi, kes sinu eest käib ja sinu eest kostab ja vahepeal kontrollib, et kas lamatised on juba liiga hulluks läinud või mitte, et kuskil nurgakabinetis ei viitsiks kooleda seal iseenda jah, et see pigem on see probleem, mis ma arvan, et ma väga ootan ja hoian silma peal, et mida te välja mõtlete, et kuidas seda probleemi lahendada. ma ütlen ausalt, minu patsiendid on väga hästi hooldatud, no mina küll ise neid ei hoolda, aga minu patsiendid on väga hästi hooldatud, vaatamata sellele või noh, hoolimata sellest, kas neil on lapsi või ei ole, on neil 10 või 0, noh nagu, et ma arvan, et sa ei pea selle pärast muretsema, et ma arvan, et seal ei ole nagu, et see on nagu Eestis on praegu nagu sihuke nagu teine mentaliteet, aga see muutub, et noh, et meditsiin ikkagi nagu see läheb ikkagi nagu meditsiini kätte, et noh, et sa ei pea nagu ise olema mingi seal nagu see mingi politsei, et umbes, et kas te nüüd pesete mu ema või ei pese. et siin on nagu mingid teised mehhanismid, et seda nagunii ei pea, ma arvan, et ei pea kartma. praegu veel peab, aga siis, kui meie oleme vanadekodus, ma ei usu siis. aga sa ütlesid, et ei saa seda vanadekodu veel teha, kuna ei ole portfell nii suur, aga teil polegi vaja, et tegelikult te saaksite ju raha kaasata, et nagu vanasti Funderbeamis, kui maksad teatud summa sisse, siis saad endale garanteeritud toa näiteks, et kui sa saad 90, et ma arvan, et investoreid tuleks küll ja küll, kes siia raha sisse paneks. no eks ma arutan Kristiga aga te olete kolmekesi seda enda kinnisvaraettevõtet teinud, et te olete naised. kas sa oled tundnud ka, et naisena on nagu üldse, ma ei tea, kinnisvaras või üldse investeerimismaailmas nagu kuidagi raskem läbi lüüa või hoopis vastupidi, kui on mingisuguseid raskusi olnud, et kuidas sa nendest oled nagu üle saanud? ma ütlen ausalt, et
null, mina ei tunne mingit probleemi, ainuke mure võib-olla on see, et kui sa lähed Google'i konverentsile ja mis ei ole Naisinvestorite klubi poolt korraldatud, siis sul on seal kõik mehed. Ja siis see on nagu, tunned ennast nagu see blond lilleke seal, et umbes tuled niimoodi seal, noh umbes, et kuidas, et nagu nii raske on nagu läheneda sellise ülikonnas meesterahvale, minu jaoks on. Et noh, et võib-olla nagu networking'u mõttes, et noh, et mul on nagu, mul ei ole võib-olla nagu nii palju tuttavaid, kellel on juba noh, nagu väga suur portfell, näiteks kinnisvaraportfell. Et kui ma oleks mees, siis võib-olla mul oleks nagu lihtsam või mul oleks nagu rohkem nagu tuttavaid, sest enamik ju meist vanemaid on ju, ärikad on ju mehed. Et noh, Eestis on ju tegelikult vähe naisi, kellel on küll väga suur investeerimisportfell, et kui me vaatame kas või rikaste topi, on ju, et naisi on seal tegelikult ikkagi nagu vähem. Et kui ma oleks mees, siis ma võib-olla oleks saanud sealt nagu, oleks saanud lihtsalt rohkem kontakte ja võib-olla rohkem nagu ideid ja niimoodi. Aga noh, iseenesest see, et kas mul on siin vaja üldse nagu mingisugust, et noh, et kas ma saan nüüd korteri nagu kehvemini sellepärast, et ma olen naine, on ju, et ma ütleks, et ei, et Karin Vinkel, kes on ka seal kinnisvaras, tema on just ütelnud, et tema meelest on naistel just parem, seepärast et sa lähed niimoodi nagu vaikselt küsima nii ja keegi ei saa aru, kui ohtlik sa tegelikult oled. ai , jatsa . aga ma tegelikult, ma ei tunne, et seal oleks probleemi. et ma arvan ise ka, et tegelikult on näha viimastel nagu üritustel või viimastel aastatel, et see naiste osakaal on tegelikult päris suureks juba läinud ja avalikult on ka järjest rohkem naisi, kes julgevad sel teemal nagu rääkida, et ma arvan, et selles mõttes on nagu kõik arengud on positiivses suunas. me teeme head tööd, Saar . just . selle kinnisvara kohta ma küsin ühe küsimuse veel, et muude investeeringute kohta ka natuke jutustada. Et miks te just valisite selle enda tüüpkorterid, mis on siis, nagu ma aru saan, Tallinna mägedel olevad paneelikad, enamasti kahetoalised, vahest kolmetoalised, et mis see strateegia täpselt seal teil on? selles suhtes see oli siuke sweet point küsimus, et põhimõtteliselt nagu raha oleks saanud rohkem teha nende üürivannidega. Et see, et sa võtad seal oma 12 ruutu ja siis noh, et sellega oleks saanud nagu rohkem, tootlus on parem sellel. Aga siis oleks olnud see ajakulu nagu päris suur. Et kuna meil kõigil, nii minul, Liisal kui Kristil on see tunnihind, millega me tööd teeme väljaspool kinnisvara business'it, on tegelikult nagu päris kõrge. Et me ei saa nagu teha nii palju tööd kinnisvara ettevõtte jaoks, et meil nagu, et me peame nagu muud tööd vähemaks võtma see kinnisvara, et noh, et sellega tegeleda. Ja kui meil on need üürivannid, siis seal tavaliselt ei ole inimesi, kes elaksid seal, ma ei tea, mingi 5 aastat sees, on ju. Et noh, et need kahetoalised selles suhtes on hästi optimaalsed, et nad rahaliselt nad mängivad välja, aga nende üürnikud on piisavalt stabiilsed. Noh, ei ole nagu rahaprobleeme, on ju enamasti, nad maksavad ära, eks ole, nad ei lähe sealt minema tihti ja noh, selles suhtes, et noh, et ei ole niisugust, et see on nagu minimum effort ja maksimum nagu see tulemus. Et see on nagu see oli meie jaoks nagu niisugune nagu keskpunkt. Võib-olla see on nagu üks koht, et kui ma oleks meesterahvas ja mul ei oleks nagu üldse nagu mingit probleemi minna sealt nagu puuke välja peksma, et siis võib-olla ma isegi kaaluks seda üürivanni teemat, aga noh, ausalt ma tegelikult ei taha seda kontingenti, et mulle nagu sobib sihuke klassikaline tavaline Tallinna inimene, kes elab kahetoalises Mustamäe korteris ja see on nagu väga okei. Ma küsin siin aktuaalse geopoliitilise riski küsimusega ära, et teil on kontsentratsioon kinnisvaras kõik ühes kohas ja ise oled suur reisisell ja Kristi on ka poliitikaga väga hästi kursis, kindlasti kandub see üle ka teistele ettevõtte osanikele, et mis mõtted teil geopoliitilise riski osas on? Jah, see on ka väga hea küsimus. aga noh, ma pean ütlema, et ma lihtsalt siin ei ole nagu, ma ei näe head lahendust selles osas. Jah, okei, noh, Liivamäed ostsid endale Tenerifele korteri. Ma ei näe, kuidas see oleks mul hallatav ja hallatav nii, et okei, ma võin sealt võtta selle ettevõtte, kes tegeleb, eks ole, aga noh, kogu see ajuressurss, mis sinna läheb, ma ise lihtsalt tunnen, et ma lihtsalt ei viitsi ja ma lihtsalt ei viitsi ka kuskilt nagu mööda maailmast ja kinnisvara taga ajada. Kui ma tahaksin poliitilist hajutatust, siis ma võiksin osta kinnisvarafondi. Lihtsalt. Ja ma ei peaks nagu üldse sellega tegelema, et noh, antud juhul me võtame lihtsalt selle riski. Meil on kõigil
mingi osa on väärtpabereid, need me saame loodetavasti kaasa või vähemalt saame kuidagi mahineerida nii, et kui me tõesti peaksime siit riigist kunagi põgenema, siis noh, mingi asi meil on, me ei ole nullis, on ju, meil ei ole 100% kõik kinnisvaras, aga noh, praegu me ei näe nagu mingisugust ideed selles osas, et kuidas reaalselt seda portfelli hajutada ilma välismaale mingisugust ulmekinnisvara ostmata. Ja ma ei taha seda, ma tõesti, ma ei jaksa seda teha. no eks kinnisvaras on asukoht hästi tähtis ja kindlasti ostes on nagu see asukoht, kus sa parasjagu oled, on kõige tuttavam. Aga sa mainisid nüüd ka seda aktsiate osakaalu ja muid asju, et mis sul veel siis portfellis oli, et sa mainisid, et sul on aktsiad, mis tähendab ilmselt siis üksikaktsiaid ja siis mainis ka indeksfonde, ka neid natuke tõenäoliselt, kas veel midagi ja kuidas nende strateegiat nii-öelda kujundanud oled enda peas või kuidas sa üldse neid näed? No mul on indeksid, on ju, mul on VVRL, VVFM, neid on kahe peale kokku 82 000. nii, ja siis mul on veel sambad ja sambaid on mul kokku vist 30 000, et ma vaatan kohe, et noh, need on nagu need nii-öelda need indekspositsioonid. Mul iseenesest, noh, sambad on mul kõik oma, jah, sambad on 32 000, et mul on minimum effort strateegia, mul ei ole nagu aega selle asjaga tegeleda. Ja absoluutselt ka null huvi, ma pean ütlema. Et lihtsalt lähevad sinna VVRL-i ja VFM, EM-i vahel ma nagu, nad on muidugi, jah, nad on dividendi maksvad aktsiad ja ma saan aru, et kui ma mõtlen puhtalt rahaliselt, siis mul oleks mõistlik nagu kumulatiivselt nagu pigem vahetada ära sinna. Aga ma alguses hakkasin seda tegema, ma ei ole ka võib-olla ma mingi hetk teen selle ära, et ma vahetan ära, et müün maha ja ostan need, mis ei maksa dividendi, eriti kuna nad maksavad dollaris, siis ma pean seal konverteerima, siis sealt lähevad ka tasud maha, onju. Aga noh, praegu need on ka nagu tegelikult selles suhtes, ma saan aru, see kõlab nagu kõrge hobus seljas, aga nagu need on kõik väiksed summad, millest me räägime, onju, et noh, et oleks mul võib-olla mingi 10 milli, onju, siis need tasud oleksid nagu siuksed, et noh, ma ei tea, aga siin praegu 100 000 pealt neid dividendi konverteerimistasu, siis ma ei näe, ma konverteerin ära ja ostan uuesti. Et noh, pean ütlema sulle, et ma ei ole ka nagu, ma ei ole olnud nii tubli, et ma oleks olnud hullult, noh, võiks midagi rohkem aga sa tegeleda. mainisid natuke siin Planet käis läbi, et see on selline täitsa riskantne ja võib-olla nõuab nagu jälgimist või rohkem ja siis kas sa võlakirjade rallist oled jäänud külmaks ja oled sealt ka enda osaluspileti sisse võtnud? Ma tahtsingi rääkida, et kui me räägime veel üksikaktsiatest, siis mul on, noh, veits on mingi, ma ei tea, alla 10 000 minu meelest kokku, aga noh, kaubamaja on mul Madara on veel jäänud ja siis on mingi Posu mingisugust ravimifirma aktsiaid, mis on ka mul nii-öelda play money, et ma lihtsalt vaatan, kuidas nendega läheb. Aga siis mul on Credit Stari võlakirja 10 000 eest, mida ma loen ka nagu siukseks riskantsemaks investeeringuks ja Planet oli ka nagu teadlikult riskantsem investeering. Et see oli mul portfellist väike osa ja ma teadsin, et jah, sellega risk on, aga samal ajal tootlus oli väga hea ja ja ma mõtlesin, et sellise tootluse eest ma võin sellise riski võtta ja mul ausalt öeldes ei ole nagu no hard feelings, on ju. Noh, loomulikult kahju on, et 40 tonni mul läks sinna Planetisse kokkuvõttes, mis ma ei usu, et tagasi tuleb. Aga mul ei ole nagu üldse niisugust tunnet, et et mingi hull jama oleks olnud, et noh, see ongi investeerimine ju. Investeeri raha, mida sa ei karda kaotada. Et noh, et kui mul, ma ei tea, mingisuguse korteriga juhtuks, ma kaotaks rohkem selle pealt juba. Nüüd ma küsin siis selle koha pealt ka, et nagu need kaotused tulevad investeerimisega käib kaasas, mida kauem sa tegutsed, seda rohkem võib-olla riskid realiseeruvad ka, lihtsalt tõenäosus on suurem. Et mis sa oled nagu enda investeerimiskarjääri või sellise teekonna jooksul õppinud enda jaoks siis riskidest või kaotustest või ahnusest? No mina arvan, see 5% reegel on ikka väga hea reegel, et kui nagu seda nagu jälgida, siis sul on juba, ma arvan, et enamik riske on nagu päris hästi maandatud. Ütle siis, mis see 5% reegel on? 5% reegel on nii, et sa mitte ühtegi ettevõttesse või nagu väärtpaberisse ei pane rohkem kui 5% oma portfellist. 5 on isegi päris palju. Et noh, et see ei ole nii, et mul noh, ma tean, osadel inimestel kogu portfell oli Planetis on ju, et see on õudne, ma tunnen kaasa neilt, aga noh, see on kehv,
kehvad otsused on tehtud. et no mul oleks tegelikult hea meel ka, et kui mul oleks kunagi nii, et noh, et iga korter ei oleks nagu üle 5%. et selles suhtes vaata kinnisvaraga ongi see, et sul on nagu see riskijuhtimine oluliselt keerulisem, seepärast selleks, et sa saaks normaalselt riski juhtida, sul peab lihtsalt see portfell nii suur olema. sest noh, näiteks kui sul ongi, noh, sinu kinnisvaraportfell koosneb kahest või noh, üldse ütleme, et terve su portfell koosneb kahest objektist, sul on kaks kinnisvara, näiteks väga head kinnisvarad, täiesti välja ostetud, ütleme mõlemad maksavad 300 000, onju. see on väga ilus portfell, 600 000 kahe objekti vahel jaotatud, et noh, et selles suhtes on nagu päris nagu riskantne asi, mida teha. ja, ja mida rohkem ma olen õppinud, ongi seda, et noh, et mida rikkamaks sa saad, seda rohkem sa tahad hoida ja vähem sa tahad kaotada. et noh, et selles suhtes siin ei olegi midagi, aga samal ajal, mida ma iseendast olen õppinud, on see, et ma olen ikkagi jätkuvalt suhteliselt chill asjadega. et kui need numbrid lähevad allapoole, siis need lähevad allapoole ja mul ei ole nagu siukest, esiteks noh, ma ütlen, ma poole aasta tagant ma praegu tegin oma portfelli kokkuvõttest, ma lihtsalt liiga laisk, ma ei viitsi neid numbreid seal vaadata ja toksida endale sisse. ma ei ole veel jõudnud portfellad kasutusele võtta, ma kavatsen seda teha, see on mu to-do listis. aga et see, et ma olen laisk, see, et mul on päris hea riskitaluvus tegelikult, aga ma arvan, et see tuleb ka sellest, et mul on lihtsalt selline töö, mul on võimalus teenida palju raha, et noh, et selle Planeti raha ka, noh, ma ei tea, ma tahaks, ma võiks see 2 kuuga kokku teenida, et noh, et see ei ole nagu üldse nagu mingi küsimus, et noh, et ma saan aru, et noh, et inimesed, kes on nagu ülipalju vaeva näinud raha teenimiseks, et siis see on väga palju valusam. et noh, mõnes mõttes on isegi see, et noh, et sellepärast võib-olla ma olengi nii laisk, et ma ei ole seda nagu, et noh, need õppetunnid ei ole minu jaoks lihtsalt nii valusad. sa ütlesid, et selle portfell on praegu, ütleme umbes seal 700 000 eurot, miljon tuleb siin, noh, ütleme 2-3 aastaga kindlasti täis, aga kuhu edasi, et kus sa näiteks 5 aasta pärast ennast näed nii investeerimise kui ka isikliku elu osas, et kas sa tahad ikka veel arstina töötada ja mis sul, ma ei tea, näiteks portfelli eesmärk on? mul ei ole sellist ühtset eesmärki pandud, ma tegelikult, kui ma päris aus olen, siis ma arvan, 5 aasta pärast teen täpselt sama asja, täpselt samamoodi. mul on lihtsalt rohkem raha. et võib-olla ma 5 aasta pärast on see, et ma ilmselt ikkagi nagu reisin rohkem ja teen vähem tööd, aga ma mõtlen, et nagu suures plaanis tõenäoliselt midagi ei juhtu. et ma loodan, et mul on teine laps, et noh, et siis see on nagu selles suhtes, et perele läheb võib-olla rohkem nagu vunki, et siis, et selles osas võib-olla nagu peab seda tööd veits nagu maha tõmbama, et noh, et perel oleks rohkem ja noh, reisimisest ma kindlasti ei loobu, et ma pigem ei tee tööd kui see, et ma ei reisi. ja kui mul on rohkem raha, et siis ma ilmselt teen nagu ägedamaid, suuremaid, pikemaid reise. et see võib olla see, mis muutub. aga no muidu ma ei tea, jagan Instas saladusi ma tean, et sa pakkusid, ma ei tea, kas sa võib-olla pakud praegu ka, aga näiteks seda mentorluse teenust huvilistele ja lisaks sa teed huvitavaid nagu projekte Ideekeskuse raamis, et kas need on nagu ütleme, äriprojektid või pigem on niisugune fun su enda jaoks, et miks sa üldse seda teed, et kui arsti, ütleme, tunnitasu ilmselt on oluliselt suurem kui nendest projektidest tulenev tasu? ei no loomulikult jah, on küll jah. et kui ma teeksin asju ainult raha pärast, siis ma teeksin ainult arstitööd ja ei mitte midagi muud ja selles suhtes see ongi nagu mõnes mõttes on mega kurb, et see on nagu see raamatu näide nendest kuldsetest käeraudadest või sellest kuldpuurist on ju, et noh, et ükskõik mida muud ma teen, see ei teeni mulle nagu ever sedasama raha, mida ma arstiga teen. et aga noh, nii et ma pean ütlema, et see on peamiselt fun. no me muidugi peame seda ideekeskust üleval nende projektidega on ju, et me ei peaks nagu juurde maksma, aga sealt nagu päriselt nagu tulu ei ole veel tulnud. noh, ma vahepeal mõtlen küll, et nii, et fokusseeriks nüüd natuke rohkem ideekeskuse peale, nii et me saaksime seal nagu veits rohkem käima, et võib-olla sealt mingi hetk tuleb nagu mingit tulu ka, onju. noh küsimus on see, et noh, et vahepeal ma mõtlen, ma ei viitsi seda arstitööd enam teha, et teeks nagu midagi muud, onju. sest see on täpselt sama asi, noh. no mida muud ma teen sellist, mis toob mulle nagu nii palju tuhandeid kuus sisse.
et noh, et ma lähen siis programmeerimaks, on ju. nüüd ma pean mitu aastat ma kaotan juba sellega, et ma siis hakkan seda õppima. noh, et ma ütlen, see on täpselt see, et noh, et see on nagu see rahaline kahju sealt vahepealt on nagu nii suur, et noh, et see ma hiljem nagu ma ei tea, kaua ma teen seda nagu tasa. ja ma ei usu, et ka, et ma programmeerijana nagu konkureeriks noh, praeguse nagu eluga üldse. et mõnes mõttes ma tunnen jah, et ma olen lõksus, aga samas ega see kuldpuur nagu üliraske ei ole ka olla siin, et noh, et saab hakkama. jumala eest, kui keegi nüüd kuulab seda, siis mõtleb küll, et nagu täielik õudne, ei saa üldse aru oma priviligeeritusest. ma saan aru. jah, aitäh. Te olete ideekeskuses teinud niisuguseid huvitavaid projekte, näiteks üks on see speed dating on ju, siis on igasuguseid muid erinevaid teemakohaseid üritusi, et aga niisugune huvitav küsimus, et kui sa saaksid teha, ma ei tea, kas siis ideekeskuse raamis või enda sotsiaalmeedias mingisuguse koostöö mõne, ma ei tea, ettevõtte või mõne teise, ma ei tea, finantsinimesega, kas Eestist või maailmast, et kellega sa teeksid seda ja mida sa teeksid? see on väga hea küsimus. ma võiks vabalt teha koostööd mingisuguse vaimse tervise asjadega. et ma võiks teha koostööd mõne kliinikuga, noh näiteks erakliinikutega ma võiks vabalt teha koostööd. ja minu arust see on okei. ma ei näe sealt isegi eetilist vastuolu. peaasjaga ma võiks vabalt teha koostööd investeerimisrahvaga. no kui teil mingi projekt on, andke teada nagu, et selles suhtes mul ei ole nagu mingit unistust, et ma kirjutan sinna üles, et noh, et tahaks rahakratiga Porschega sõitma või nagu mul tegelikult ei ole siukest tuled minuga siis? sa ei pea temaga minema. vabalt, noh. et selles osas ma nagu suht vaatan, et mis tuleb, et ma selles osas ma tõesti ei ole nagu plaane teinud. kuigi vahel on niisugune tunne, et hakkaks full-time influencer'iks, siis kui see arsti elu on mul niimoodi kopsu üle maksa visanud, mitte et kops ei oleks üle maksa, aga okei. et siis, et mul on reaalselt niisugune tunne, et noh, et okei, hakkaks nüüd full-time influencer'iks, hakkaks oma mingeid tooteid promoma ja davai, onju, aga siis ma veidi ka kardan, et veits piinlik on nagu. võib-olla mul kunagi kaob see ära, aga ma kardan, et veits piinlik oleks teha. mis osa sellest oleks piinlik? ma ei tea, ma kardan, et inimesed siis ütlevad, et noh, endal on mingi arstiharidus ja siis sa promod seal mingi noh, näiteks nagu ogamatte. raudselt keegi ütleks mulle ja siis ma hakkaks ise ka mõtlema, et see võib-olla tõesti ei ole nagu see. see oli nii hea vastus. hea vastus, jah. ma küsin sult mõned küsimused, proovi kiiresti siis vastata, see ei vaja suurt analüüsi, aga pigem hästi kiired vastused, et mis on üks asi, millest unistad, kuid pole veel julgenud ette võtta? kuidas ma saan kiiresti vastata sellele ausalt reaalselt no?? sul on see vastus olemas juba peas? vastus olemas peas? ma ei tea, mu unistused kõik täide läinud, ma kirjutan üles ja muudkui täidan neid, ma ei ma tahtsin sinna musta kostüümiga trenni minna, seda ma ei ole jõudnud veel teha. palun räägi lähemalt, mis asi on musta kostüümi trenn? sa käid trennis ja siis sul on mingi must kostüüm seal, mis saab mingi elektriimpulss ja sa saad nagu liisakikki. seda ma ei ole veel jõudnud. 3 asja, mis peavad igal reisil kaasas olema. pannaplaaster, telefonilaadija, telefonist rääkimata, aga noh, see on tavaline. kannaplaster, telefonilaadija ja ujumisliided. isegi kui on külm, siis spaasse võib-olla ikka lähed. üks harjumus, mida sa sooviksid umbes 10 aasta perspektiivis maha jätta? Coca-Cola Zero. ja miks? ma arvan, et tegelikult see ei ole tervisele eriti hea. üks asi, mis sa enne ütlesid kõige alguses podcast'i, et sa tahaksid 10 aasta pärast vähem ahne olla ka, ma lihtsalt mainin ära, et mulle jäi see meelde. jah, selles suhtes ma tahaks olla vähem ahne, et kui keegi pakub mulle, et tule tee veits lisatööd, ma annan sulle 4 tonni kuus, et siis ma ei ütleks nagu hea mõte. et siis ma ütleks nagu, et
halb mõte, mul on vaja muid asju teha, et selles suhtes küll jah, see on tõsi, et praegu mul on nagu, no mul on nagu raske, eriti siis, kui ma hakkan mõtlema, kui palju muidu tavaliselt see Eesti keskmine palk, kuidas inimesed teenivad, ma ei tea, ma ei peaks niimoodi mõtlema, et aga siis ma pean mõtlema, et kuidas ma siis ei võta vastu seda, et mul on nagu, et võib-olla ma mõtlen lihtsalt vahepeal nagu liiga palju nagu seda mingisugust suuremat pilti, et võib-olla ma peaks lihtsalt rohkem nagu enda elule keskenduma. Aga siis, noh, siis see ongi see ahnus nagu kikib sisse ja siis ma pean ikka selle vastu võtma, selle töö ja siis hoigama siin arvuti taga. Austusest teiste vastu, ma võtan selle töö vastu. See on tegelikult väga hea point, ma jätan selle meelde, ma kirjutan selle endale üles. Ja viimane küsimus, kiire küsimus. Lemmikraamat või podcast, mida sa teistele soovitaksid? Ma just mõtlesin, et huvitav, kas te küsite raamatut. Ma loen päris palju. See aasta ma olen lugenud 34 raamatut. Ma arvan, et siin jõuab veel, aga ma mõtlesin, et ma soovitan 3 raamatut. Et üks raamat on see, mida ma soovitaks kõigile, kes investeerimisest tegelevad üldse enesearenguga. See on suurelt mõtlemise maagia. The Magic of Thinking Big. See on minu jaoks olnud hästi oluline raamat, seda on lihtne lugeda, see on lühike raamat, aga see on väga hästi nagu seda mindseti küsimust ikkagi nagu kõnetab. Teiseks, kuna ma olen ise suht siuke nagu, no ma ei saa ütelda esoteeriline, aga nagu mul on ikkagi suhteliselt siuksed nagu vaimsed huvid ka, et siis kes on rohkem nagu seda, tahab seda maailma nagu rohkem tundma õppida, siis minu lemmikraamat nagu see, kus mina arvan, et on üldse nagu maailma tõde ja nagu kõige rohkem kirjas, on Shelley ja Esther Hicks, Ask and it is given. Seda ei ole veel eesti keelde tõlgitud. Et kui keegi tahab, et siis ta peab selle inglise keeles lugema. Ja 3. raamat, mis ma mõtlesin, on see, et kuna ma olen hästi suur ulmekirjanduse fänn, et kui te tahate ühe raamatu lugeda ulmekirjandusest, siis ma soovitaks Ursula Le Guini The Left Hand of Darkness, pimeduse pahem käsi on see tõlgitud eesti keelde. Ma lugesin inglise keeles, ma olen see inglise keeles parem. Podcastidest, kui keegi kuulab soome keeles, siis Paritellen, mis on üliäge podcast seksist. Eesti podcastidest, no loomulikult teie podcast ja siis need austes ma väga palju ei kuula. No Kristi asju ma olen kuulanud ja mingisugust üksikuid, aga ma peamiselt kuulan oma raamatuid, et siis mul praegu on nagu oma raamatu eelas. Aitäh, need olid väga head soovitused ja ma arvan, panen need kirjalikult ka sinna sellesse podcasti kokkuvõttesse. Thanks. Lõpetuseks mõtlen, Saara, palun stay on your high horse. Ma saan aru, mida sa mõtled sellega, et kuidas see tekitab su seda konflikti seal sees. Meil on vaja suurelt mõtlevaid inimesi ja selgelt sina oled üks nendest, nii et please stay on your horse. Ma lihtsalt loodan, et keegi siis heiti ei viska, nii et nii kaua kui keegi ei viska, siis ma suudan püsida selle hobuse peal selle. Väga aitäh sulle. Selline sai meie 16. podcasti osa. Aitäh sulle, Saara, et tulid ja jagasid. Aitäh, poisid. Mina olen Riin. Bye! Ciao!